ma räägin teile ühe saladuse. Täna me ei tulnud rääkima Dubaist. Iga maja hoovi taga on olemas rohelus või pargiala. Ja Abu Dhabist me tulime rääkima sellepärast, et Shoba ehitab seal uut elurajooni Shoba City. Kui te soovite teada rohkem Abu Dhabi või Dubai kinnisvara kohta, võtke minuga ühendust, suhtleme ja ma selgitan kõik variandid ära. Täna me oleme Shobas. Shoba on väga tuntud Dubai arendaja oma kvaliteedi poolest, kes on näiteks ehitanud ka Shoba Heartland rajooni, mis on ainult 10 minutit Dubai downtownist, aga täna me ei tulnud rääkima Dubaist. Me tulime rääkima Abu Dhabist. Kui me räägime, miks just Abu Dhabi, ma pikalt ei hakka sellel peatuma, sest me oleme sellest eelmistes videotes rääkinud, mida te saate vaadata meie kanalil. Kuid ma räägin teile ühe saladuse. Kui Abu Dhabi turule hakkasid trügima agressiivselt ka Dubai arendajad, nagu näiteks Shoba, on kõlakad, et ka eksklusiivsel arendajal Beyond ja Damakil on olemas krundid Abu Dhabis ning väga varsti nad lansseerivad seal ka oma esimesed projektid. See tähendab seda, et nad ei ole lollid ja nad teavad, kuhu täna turg liigub ja kus on defitsiit ja kus ka nemad ning investorid saavad teenida rohkem raha. Ja Abu Dhabist me tulime rääkima sellepärast, et Shoba ehitab seal uut elurajooni Shoba City, mis on ainult 45 minutit Dubai piirist, 25 minutit Abu Dhabi kesklinnast ning asub Yas Islandi ja kanali kõrval. Ja Yas Island on meil kõige kuulsam meelelahutuse saar, kuhu tuleb Disney World, kus on juba Ferrari park, SeaWorld, Etihad Arena, kus toimuvad kõige suuremad kontserdid ning muidugi Marina Circuit ehk F1 rada, kus toimivad ka F1 etapid. Ehk seal on väga suur nõudlus lühiajalisele rendile kui ka pikaajalisele rendile, sest seal töötab ja toimetab oma ärides väga palju inimesi. Aga räägime sellest rajoonist. See rajoon hakkab siis olema 2,8 ruutkilomeetrit suur ja see on kommuun. Nagu te teate, kommuun on siis ühe arendaja ehitatud rajoon, kus on ühtne stiil ja infrastruktuur. Ning selles rajoonis hakkab olema ligi 60% rohelust, mis on näiteks Dubai jaoks väga haruldane, sest maa on kallis ning arendajad pigem tahavad neid majadega täis toppida. Ehk siin on rohkem rohelust kui maju. Ja rajoon meil siis jaguneb 3 osaks. Kortermajad kanali ääres koos promenaadiga, mis on 2 kilomeetrit. Siia tuleb ka jahtklubi, kaubanduskeskus. Kokku tuleb 30 kortermaja, umbes 3000 ühikut, et igas majas on meil ainult circa 150 korterid, mis on väga väike maht. Korterid on 11-kordsed ning meil on täna müügis ainult 6 maja, mis on praktiliselt välja müüdud ning need tuleb jupi haaval kaupa ning hinda kogu aeg tõstetakse. Hinnad algavad 1,4 miljonist dirhamist, mis on umbes 325 000 eurot. Makseplaan on 60-40, 20% on sissemakse, 40% ehituse jooksu ja 40% kättesaamised. Ning majad saavad esimesed valmis 2029 lõpus. Teiseks meil on olemas villad. Villasid ja ridamaja tuleb kokku kogu rajooni peal umbes 2000 kuni 2200 villat ja ridamaja. Villad on meil siis 4 magamistoaga, 5 magamistoaga ja 6 magamistoaga. Villade suurus on alates 4300 square feet'i, mis on umbes alates 380 ruutmeetrit. 4 magamistoaga villad algavad 9,3 miljonist dirhamist, 5 magamistoaga villad algavad umbes 11,5 miljonist dirhamist ja 6 magamistoaga villad algavad 13,5 miljonist dirhamist. Ning kõikides villades on olemas oma bassein ja muidugi lift, sest need villad on 3-kordsed. Kui me räägime ridamajadest, ridamajad meil asuvad siin, siis ridamajad on meil 3 magamistoaga pluss majids. Majids tähendab Dubais ja Abu Dhabis seda, et see tuba on jäetud teie äranägemisele. Mis tähendab seda, et te saate sellest teha kas lisamagamistoa või privaatse elutoa. Ning 3 magamistoaga keskmised boksid on meil alates 4,9 miljonit dirhamit suurusega 2500 square feet'i, mis on umbes 220 ruutu. Järgmised ridaelamuboksid on alates 6,7 miljonit dirhamit, mis on 3400 square feet'i, et umbes 300 ruutu.
ja nendes ridamajades on juba olemas ka lift. Ning meil on olemas ka twin villad, mis on 4 magamistoaga pluss Majid ehk sisuliselt 5 magamistoaga ehk paarismaad, mis on 8 miljonit dirhami. Kui rääkida eksklusiivsusest, siis siia tulevad ka meil villad golfiväljaku ümber. Ja golfiväljak on väga tähtis Dubais ja Abu Dhabis, sest see toob juurde eksklusiivsust ning suuremat nõudlust ka üüri- ja järelturul. Kogu rajooni valmimine on planeeritud 2031. aastaks. Esimesed etapid valmivad 2029 ning nagu Dubais me juba teame, siis antakse iga etapp 3–6 kuulise vahega. Kommuunis on kõik eluks vajalik olemas. Mis tähendab seda, et siin hakkab olema 2 kilomeetrit promenaadi, siin hakkab olema meil jahtklubi, mool, 3 koolilasteaiaga, basseinid, pargid, 20 kilomeetrit jalakäija ja rattateed, pargid, restoranid, kohvikud, väiksed poed, jõusaalid, sisebasseinid ja välisbasseinid, mis on lihtsalt ühele suvalisele majale mittekohane. Siin kommuunis te saate osa sellest ja te saate seda piiramatult kasutada. Ja kui me räägime villadest ja ridamajadest, siis selle kommuuni suurim eelis teiste kommuunide eest on see, et kõik villad ja kõik ridamajad on siin single row, mitte back to back. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et iga maja hoovi taga on olemas rohelus või pargiala, et ridamajad ja villad ei ole üksteise otsas, nii nagu paljudes muudes arendustes. Maja esise vahel, 2 maja vahel on umbes 25 meetrit ning maja taga 2 maja vahel on vähemalt 45–50 meetrit koos pargialaga, mis tagab suurema privaatsuse. Ja kui me räägime siis Shoba City kortermajade planeeringutest, siis nad on meil siin ühe magamistoaga korterid on siis 566–608 square feet'i, see on siis umbes 50–55 ruutu kokku. Kompaktne kaetoaline, kus on meil kõik olemas. Hind, nagu rääkisin, siis on circa 1,4 miljonit dirhamit. Hetkel on nad välja müüdud, kui võib-olla midagi vabaneb broneeringutest või tuleb siis uusi etappe müüke. Meil on olemas viimased 2 magamistoaga korterid, mis on siis umbes 90–110 ruutu. Ja siin on näiteks olemas meil isegi näidispakkumine, kus meil on siis näha, et meil on olemas üks 3-toaline korter hinnaga 2 433 000 dirhamit, millel on siis circa 90 ruutu suur korter ja siin on siis meil olemas makseplaan. Ja mis on Abu Dhabis väga oluline, et Abu Dhabis on ainult 2% maamaks, mitte 4 nagu Dubais ja makseplaanid on vähem mõistlikumad. Kui me siis räägime ridamajadest, siis ridamajad on meil 2 varianti. Kas siis keskmine boks, millest me rääkisime, mis on umbes selline 220 ruutu, või siis äärmine boks, mis on juba selline 370 ruutu. Seal on juba lift, suurem aed ja 3 korrust, mitte 2. Ja nagu rääkisime, 3 magamistoaga keskmine boks on siis alates 4,9 miljonit dirhamit ja äärmine boks on umbes 6,7 miljonit dirhamit. Lisaks on olemas ka twin villa ehk paarismaa, mis on alates 8 miljonit dirhamit, mis on siis meil veelgi suurem ja tal on olemas ka bassein lisaks liftile ja ta on siis ka umbes 380 ruutu sisepinda. Villadest siis 4 magamistuba, 5 magamistuba ja 6 magamistuba, siis alates 9,3 miljonit dirhamit, 5 magamistuba 11,5 miljonit dirhamit ja 6 magamistuba alates 13,6 miljonit dirhamit. Ja kindlasti te küsite, et mis on alternatiiv sellele piirkonnale. Alternatiiv sellele piirkonnale on Ohana Manchester City, mis tuleb sisuliselt selle piirkonna kõrvale, mis on ka master community, bränditud koostöös Manchester Cityga ja seal on kaala 1,9 ruutkilomeetrit, natuke väiksem, kuhu tuleb koos kortermajade, villade, ridamajadega umbes 2000 ühikut. Ja kui me võrdleme kortereid, siis näiteks Manchester City's on olemas stuudiod alates 1,4 miljonit dirhamit, mis on sisuliselt samid nagu Shobas one bedroom. Ühe magamistoaga ehk 2-toalised on alates 2 miljonit dirhamit ja 2 magamistoaga ehk 3-toalised on alates 3 miljonit dirhamit. Ehk korterid on seal küll suuremad, aga kallimad.
ja kortereid ma pigem soovitaks vaadata Shoba City's. Kuid meil on olemas ka valik ridamaju ja villasid Ohana Manchester City's. Nad on küll pindala poole pealt natukene väiksemad kui Shobas, aga samas nad on minu hinnangul väga hästi hinnastatud ja potentsiaalikad, sest näiteks Twin Villa Manchester City's maksab 5,9 miljonit dirhamit. Jah, ta on küll 100 ruutu väiksem, seal pole lifti, aga küsimus on see, et kas seda lifti on tõesti vaja, esiteks. Ja teiseks on see, et kui sul on olemas kõik need ühised basseinid, siis võib-olla sul ei olegi vaja oma basseini päris koduhoovis. Lisaks, kui me vaatame näiteks ka villade hindu, siis villad on ka ikkagi Ohanas soodsamad, aga väiksemad. Ehk meil 4 magamistoaga villa maksab alates 6,9 miljonit dirhamit ja 5 magamistoaga villa alates 9,3 miljonit dirhamit. Ehk villa poolest võib-olla mõistlikum investeering oleks Ohana Manchester City, kus on siis 50-50 makseplaan, mitte 60-40 nagu Shobas. Aga jällegi see kõik sõltub, mis on teie jaoks olulisem. Näiteks kas golf või jalgpall. Mis makseplaan on teie jaoks olulisem? Kas teie jaoks on oluline lift ja bassein? Kas te ostate endale või investeeringuks, edasimüügiks või üüriks? Nendele kõikidele küsimustele ma saan teile vastata, kui me teeme teiega privaatse tuuri või konsultatsiooni. Ehk kui te soovite teada rohkem Abu Dhabi või Dubai kinnisvara kohta, võtke minuga ühendust, suhtleme ja ma selgitan kõik variandid ära. Ja kui teile meeldis see video, kindlasti subscribe'iga, pange like ja kui teil on küsimusi, siis palun võtke minuga ühendust. Vastan meeleldi.